Norbert, me mängime taas karikafinaalis 21. mai siinsamas A. Le Coq Arenal. Tänane poolfinaal Tammeka vastu 2-0. Kindel mäng, rahulik mäng tüüris täpselt sinna sadamasse, kuhu tõenäoliselt enne mängu oli plaanitud. No ütleme mis selle ikkagi tingis oli see, et mängijad suutsid hoida tempot, et igas olukorras, kus palliga oldi, tehti kiired otsused või vähemalt kiired liigutused, et seda rütmi nagu hoiti, et kusagil nagu lastud jalga sirgu, et see juhtus alles seal mängu päris lõppfaasi võib-olla mingil hetkel, kus Apnik hakkas otsa saama ja nõudis rohkem kontsentratsiooni, aga jah, et mängijad täitsid oma ülesandeid väga, väga hästi ja see tõi nagu selle, et me saime selle mängu enda kontrolli all hoitud nagu terve mängu. Selle tõestuseks on seegi, et tribüünil pidasin arvestust kusagil 30 minuti paik oli see, kui Tammeka jõudis esimest korda meie kasti. Kaitseliin püsis meil äärmiselt tugevana ja ees suruti üsna jõuliselt, et Tammeka lubati mängu alles peale 2-0. Kas see oli pigem nii-öelda pingelangusest tingitud lagunemine või juba selline taktikaline käik, et lasimegi liinid madalamale? Pigem Tammeka võttis riski, et väga suurearvuliselt hakkas kõrgelt pressima, mis tõttu on selge, et paneb surve alla ja siis on vaja see pall kiiresti sealt korraks kaugemale viia lihtsalt ehk vastase poole peale. Et need paar korda, mis me jätsime seda nagu tegemata, siis vastane saigi surve peale panna, aga järgmisel hetkel jälle viisime selle pikem palliga ette ja saime selle teise poolel kohe enda surve peale panna, nii et nende hetkedega lihtsalt proovisime vastane nagu rivist välja lüüa, aga suutsime teha nagu õige vastuse sellele ja saada see mängik enda kontrolli tagasi. Mingidki jah, me võib-olla andsime mängijatele ka märku, et tõmmata korraks see tempo natukene ise alla, ehk et ei läheks kiirustamiseks, et sellel hetkel, kui sa lased tempo alla, siis igas olukorras, kus sul pall on, pead sa käituma tõenäoliselt nagu väga ärksalt ja kiiresti, et sa ka seal ei muutuks pehmeks, et seal võib-olla nõudis sellist head keskendumist nagu enda sees, aga palli liigutamist rohkem, et seda tempot hoida ühtlasemana. Et seal koha peal võib-olla oleks natukene olla paremad lahendused, aga jah, suures pildis ütleme, tuli selle rütmiga toime ja ma ei usu, et me väga nagu vastast mängu lasime, aga need hetked, mis seal tekkisid, ehk oma poole peal üldse momendid nõudsid kindlasti rohkem kontsentreeritust ja seal nagu ei tohi muutuda selline nagu nii-öelda ei tohi nagu lasta seda kontsentratsiooni alla, kus oled harjunud vastase poole peal sa olema, siis oma poole peal pead olema kindlasti väga-väga valmis, et seda palli endaga soida. Alles mõned intervjuud tagasi sa nentisid, et karikafinaali kogemus sul puudub. Nüüd seisab see uue kogemuse hankimine ees. Meie vastane tuleb homsest paarist Sillamäe Viimsi. Kuulsin Õhtulehe ajakirjanike vahetult enne seda, kui sinuga rääkima sain küsimust, et kumba eelistaksid. Ma küsin teise nurga alt, kas karikafinaalis eelistaksid mängida sportlikult tugeva vastasega või huvitava vastasega, kellest tegelikult suurt midagi ei tea, kes on kindlasti võimeline üllatusteks, ehk siis kas Sillamäe või Viimsi? Ma ei hakka nagu ennustama, et see ei ole oluline, et mul praegu emotsioon üles kütta ühes või teises suunas, et homme saame seda teada, kes vastas on ja siis juba näeme, milleseks mänguks nagu valimis olla, et kindlasti on hea meel, et meeskond on suutnud nii kaugele jõuda ja finaalis mängimine on kindlasti emotsionaalselt väga palju andav, nii et seda ootame väga. Täna ilus mäng, kindel võit, aitäh! Maks, karikafinaal on tõsiasi, 21. mai on see päev, kui me mängime taaskord karikafinaalis, sina oled seda tunnet maitsta saanud, aga räägime sellest tänasest mängust kõigepealt. 2-0 Tammeka alistasime ja ega ei tekkinud kordagi mängu jooksul tunnet, et võiks ära anda või midagi võiks valesti minna? Ei tekkinud jah täna tõesti, et hea poole pealt võib välja tuua selle, et vastasel oli vist võib-olla üks vära võimalus, mis läheb nagu vära võimaluse alla, aga selles mõttes võib nagu väga rahul jääda, et pall oli meie käes. Võitsime oma mängu joonisest kinni ja vastasele väga varianti andnud, et isiklikult ja ma arvan, et meeskonna sees oli sama tunne, et ei arvanud sekundikski, et Tammeka siit täna võiduga ära peaks minema. Ei meeldi kellelegi olnud taganutta või tulnud meelde tuletada, aga kui sa võrdled tänast Tammekat, kes meil täna oli vastas ja seda Tammekat, kes meil siin mõne nädalat tagasi väärtuslikke punkte liigas röövis, siis vist päris kahe sarnase meeskonnaga tegemist ei olnud. Tammeka oli kuidagi oluliselt väsinum. No jah, et
eks meil täna õnnestus lihtsalt värav lüüa. Et iseenesest ju nendega see liigamäng oli suhteliselt sarnane teine poolega, et surusime nad enda väljaku poolele ja mäng oli meie käes ka tookord, et lihtsalt ei õnnestunud väravaid lüüa. Aga no eks neil nagu raske ole, et ilmselt nende koosseis pole meie omaga võrreldav ja nemad nagu nii palju roteerida ei saa. Et eks nii tiheda mängugraafikuga mingil hetkel nagu kerge väsimus sisse tuleb. 2013 oli see aasta, kui Flora sai Tipneri karika viimati pea kohale tõsta. See oli üks võimas päev, staadion oli rahvast pungil, fännid tervitasid hiiglasliku plaguga. Praegu ilmselt veel vara küsida, aga sellist päeva ilmselt mängijad, mehed ootavad suure põnevusega. Ma arvan küll, et mina isegi küll ootan, et viimastel aastatel on see karikafinaali päev tehtud selliseks eriliseks ja rahvarohkeks ja on muudetud selliseks sündmuseks, mida nagu meeskonnad, mängijad ja kõik treenerid peaksidki ootama ja fännid kaasa arvatud. Et loomulikult ootan suure huviga seda päeva ja eks siis näeb, mis saab. Nii et fännitribüün trummid tuliseks ja lipud välja? No loomulikult, et eks fännidelegi on eriline päev ja on võimalus nagu 3. karikas enda kätte jälle võtta. Aitäh, Max!